Kes meie Instagrami jälgivad, siis arvatavasti nad panid tähele, et terve meie Instagrami feed oli täis pilte IFA-lt. IFA-t käisin mina isiklikult kajastamas Note 9-ga. Kuidas ta siis tegelikult on? Samsung Galaxy Note 9 on Samsungi kõige kallim ja kõige edevam lipulaev, mida praegusel hetkel müüakse. Hinda circa 1000 eurot. Note 9 on suur, täiesti suurepärase ekraaniga, kollase S-Peniga ja rohkem kui 4000 mAh akuga lipulaev. Pole paha. Kui eelnevatel Note'idel on S-Pen olnud selle jaoks, et nii teha, siis see aasta nad tegid uuenduse. Nüüd siin sees on pisikene sinihamba kiip ja siin küljel on nupp, millega saad kontrollida näiteks kaamerat, tahad teha selfit või mida iganes, siis sellega saab. Note 9 avalikustamisel kasutas Samsungi koolitaja näiteks S-Peni oma presentatsiooni juhtimiseks. Siin on küll niinimetatud aku sees, aga selle aku laadimisprotsess võtab vist 30 või 40 sekundit. Mõned nädalad tagasi helistas produtsent ja küsis, kas ma IFA-le olen valmis minema. Ma ei saanud hei ka öelda sihukesele pakkumisele. Palusin vaid Samsungilt telefoni ja kella. Esimese asjana viidi meid muidugi Samsungi pressikonverentsile, kus räägiti igasugustest kihvtidest asjadest ja siis sealt edasi juba Samsungi boothi vaatama. Valdav enamus fotomaterjali sai tehtud selle telefoni kaameratega ja see on absoluutselt fantastiline. Ja valdav enamus videomaterjali ma tegelikult tegin ka sellel üritusel just Note'iga. Teine päev IFA-l oli väga-väga tihe, siis ma jooksin mööda tervet seda ala, mis on sõnu seletamatult suur lihtsalt ringi, otsisin asju, mida pildistada ja filmida, mida on meie Instagramis näha ja seal ma hakkasin aru saama selle aku maagiast, kasutades fotomasinat, videomasinat ning navigatsiooni, veidi ka uudiste lugemist ja kõike sihukest. Kindlasti üks asi, millest ma ei saa üle ega ümber. Samsungi ekraanid on fantastilised. Kui ma olin seda paar päeva vaadanud, siis ausalt öeldes kõikide teiste seadmete ekraanid tundusid kuidagi pehmed. Pliiats, suur aku, suur ekraan ja suurepärased kaamerad tegid sellest tõsise tööriista IFA jaoks. Mida ma isiklikult Note 9-st arvan? Kõik ei ole päris perfektne. See on natukene liiga kallis telefon, et jooksutada ikka veel nii vana Androidi. Ja seda ma küsisin ka Euroopa pressi esindaja käest, kes jäi mulle kahjuks vastuse võlgu. Ma väga loodan, et see on üks asi, mis Samsungi to-do listis on esimene, et ära kaotada see meeletult pikk uuenduste protsess, mis neil täna Androidiga on. Teine asi, see sõrmejälje lugeja on nüüd küll natukene paremas kohas, kui ta oli Note 8-l, aga enamus konkurentide süsteemid on paremad. Samamoodi on tal iirise skänner ning näotuvastus, mis ausalt öeldes on olnud ühed kõige aeglasemad, mida ma näinud olen. Ja üks asi, mille saab ka kindlasti miinusena välja tuua, on hind. See on pea 1000 eurot maksev telefon. Positiivsetest asjadest rääkida, mis mulle tõesti meeldivad selle telefoni juures, on need enam-vähem samasugused nagu eelmise aasta Note 8-gagi. See suurepärane ekraan, need suurepärased kaamerad, see, et ta on tõsiselt kiire, see, et tal on tõsiselt hea aku ja ausalt öeldes isegi see S-Pen, ma arvan, et see on esimest korda päris ägedaks tehtud. Ning kui mõelda, kellele see seade on, siis Note 9 on inimesele, kes on varem oma elus Note'i omanud. Ja see kõik taandub sellele pulgale siin. Ja kui on küsimus, et kas sina peaksid Note'i suunas vaatama, ma usun siiralt, et kui see pulk ei ole kõige olulisem asi ja sa ilmtingimata tahad Samsungit, vaata S9 plussi poole. Sa hoiad päris palju raha sellega kokku. Kui sa tõepoolest oled Note'i fänn, Note 8 pealt vast täna ei ole mõtet üle tulla. Note 8 on ikka veel väga asjalik seade. Note 7 pealt vaevalt keegi tuleb, teate küll miks. Note 6 pealt tulles, jah, siis võib-olla on juba mõistlik hakata vaatama. Need on minu esmased mõtted, kus ma olen teda kasutanud törts alla nädala. Palun vajutage subscribe nuppu. Aitäh!